vaimne ja füüsiline tervis. Seesama paarisuhe ikkagi, see lähedus ja see intiimsus, õnnehormoon, serotoniin, oksüdotsiin, mis kehasse tulvab. Lisaks selline õnnelik paarisuhe ju tõesti annab meile tiivad. Kui mul on kodus kõik hästi, ma lähen töö juurde, ma saan olla 100% keskendunud, ma olen tööl produktiivsem, mul on lennukad mõtted, ideed, on tehtud uuringud, et kognitiivsed oskused tõusevad, taju, mälu ja mõtlemine. Kui mul on probleem kodus ja ma tulen tööle arvuti taha, kas ma suudan oma mõistusest või peast välja lülitada tegelikult selle, et mul kuklas on väga pikalt kestnud üks kriis, mis tahaks lahendamist. Ja inimesed, meid ei ole õpetatud ju probleeme lahendama, meid ei ole õpetatud oma tunnetest, emotsioonidest rääkima. Ja väga paljud arvavad, et ma peidan selle enda sisse ära, et küll ta aru saab. Ei saa aru. Sa pead ütlema, sa pead julgema öelda, mis toimub sinu sees. Ja kui meil on näiteks ka töö juures on keerulised suhted, siis meil juba stressitase tõuseb, me peame minema sinna töökeskkonda, aga meil on keerulised suhted. Ka see halvab meie mõttetegevust, see halvab meie produktiivsust ja ongi keeruline. Et minu koolitustel inimesed saavad nii palju julgust juurde rääkida asjadest nii, nagu need on. Sest ma tõesti väga siiralt ja ehedalt selles teooria osas. Inimestel on nii palju äratundmist ja nad saavad paralleele tõmmata enda eludesse. Nii et see on üks selline valmis, hästi tummine info, mida nad saavad kaasa võtta ja seda igapäevases elus kasutada nii tööl kui ka kodus. No hästi tihti räägitakse vaata sellest, et nagu ainult seks on see, mis suhetes nagu inimest nagu mõjutab kuidagi tööl, siis tööstressi nagu tekitab või et tuleb paha tujuga, sest et ta ei ole ammu seksinud näiteks. Aga mis see tegelikult päriselt number 1 põhjus on, mis siis tekitab sellist stressi ja nagu eemalolekut? Ma arvan, et inimesed ei oska ennast väljendada. Nad ei räägi, et kui ma olen nüüd siin 10 aastat teinud koolitusi, ma olen kohe ära koolitanud pea 50 000 inimest, siis põhiteema on ikkagi see, et me ei räägi, me lihtsalt ei räägi ja see kõik koguneb, et nii nagu on suhtesõlmed, eks ju, on ka ju töö juures võivad olla eriarvamused, et inimesed tihti tahavad justkui kuuluda kuskile ja kui sa oma mõttemaailmast eristud, siis sind justkui, see tuleb juba kuskilt sügavast nagu tõesti sadu aastaid tagasi, et kui me kuulusime hõimu ja kui me nüüd erineme, et äkki meid visatakse hõimust välja, et töö juures võib see samamoodi olla. Meil igal ühel on oma tõde, aga see, kuidas sa seda tõde väljendad, et see ei tähenda, et kui sa ei ole samasuguse mõttemaailmaga nagu teised sinu ümber, et see oleks vale. Et minu arust me peaksime julgema rohkem rääkida, rohkem avaldada enda arvamust, aga just läbi mina sõnumi. Ja niimoodi minu arust iga meeskond, iga töökollektiiv, et see ettevõtte juht peaks olema ka ise selline, kes nagu on eeskujuks. Et ta näitab, et me võime ka välja öelda siis, kui meil ei sobi midagi ja meiega ei juhtu mitte midagi. Aga et kuulata alati ära nagu kõik osapooled. Kuidas sa tunned, et kas kui ma ettevõtte juht olen, kas ma nagu peaksin näitama, et ma olen täna nagu väga pahas tujus ja haavatav, sellest mul olid kodus mingid probleemid oma töötajatega avatult rääkima sellest või pigem nagu ma peaksin nagu üritama seda kuidagi teistmoodi sõnastada või mis sinu nagu kogemus? Minu kogemus on see, et kui näiteks oled ettevõtte juht ja sul on tõesti kodus kriis, siis uskuge mind, kõik ettevõtjad, kõik, kes ettevõtteid juhivad, teie töötajad saavad aru teie esimesest hommikusest terest, mis energiast te olete. Ja siis ongi terve meeskond käib munakoorte peal, aga kui sul ongi kriis, sa lähed hommikul tööle, ütledki, teate, mul on praegu väga keeruline periood, et ärge minuga täna ühendust võtke, lükkame tähtsamad asjad nagu homsesse või ülehomsesse, et ma olen praegu väga kehvas kohas. Siis terve meeskond arvestab sellega. Aga kui sa nüüd jätad selle välja ütlemata, sa surud hambad risti sellest päevast läbi, sa oled kergesti ärrituv. Sa ei kuula tegelikult, sa oled kaootiline, sinu tujud kõiguvad ja nii edasi. Ehk ettevõtte juht on kindlasti see, kes mõjutab nagu igat inimest, kes on tema ümber. Nii et kindlasti ettevõtjad peaksid olema eriti oma suhetega heas kohas ja suhe on ju meil täpselt nii hea, kui hea suhe on meil iseendaga. Me jõuame ikka sellesse kohta tagasi, et me peaksime ise ennast õppima tundma.
mul on hästi praktiline küsimus sellest kohast. Oletame, et ma olen naisega, ei ole kõige paremas seisus näiteks see suhteolukord ja siis lähed hommikul tülli või eelmine õhtu millegi pärast, nüüd lähed halva tujuga tööle. Ja nüüd hakkad oma suhet klattima kuskil nagu online'i teel näiteks. Ja siis töö on häiritud, sinu tegelikult eraelu on häiritud, et kõik on häiritud. Mida sellisele inimesele soovitaksid? Sest tegelikult sellised on väga palju, kes võib-olla kogu aeg on traksis oma asjadega, nad võib-olla kodus ongi laps, mitu last võib-olla isegi jõuavad koju mõlemad alles nii hilja, et nad ei jõua keskenduda oma suhtele. Kuidas selline olukord lahendada? Kui mina oleksin sellises ettevõttes töötaja, kellel on kodus probleemid, siis mina olen küll nii julge, et ma julgeksin minna siis tööandja juurde ja öeldagi, et mul on praegu väga keeruline aeg, et kas ma võin võtta pool päeva vabaks, et meil on väga pikalt see kriis olnud ja ma tunnen, et ma ei suuda tööl keskenduda, et mul oleks vaja see kodune olukord uuesti normaalseks saada või heaks saada, et kas on see võimalik. Ja minu arust siia tulebki juurde see inimlikkus, et kui me anname sellele töötajale pool päeva vabaks, et ta saab tõesti nagu võttagi selle aja, et koondada oma mõtteid. Elutempo on väga kiire, me lähme tööle, meil on lapsed, meil on koolid, lasteaiad, kohustused, kõik muu edasi. Ja siis see paari suhe, ta lähebki kuskile nagu pausile. Aga mida me kõik vajame elus? Me kõik vajame armastust, olla armastatud, olla mõistetud, olla kuuldud, olla nähtud, et meist hoolitakse. Ja vahest see pool päeva anda lihtsalt oma töötajale võib avaldada nii positiivset mõju, et ta saabki oma asjad ära klatitud, muidu võib-olla see vinduks pikalt, aga siis see pool päeva ja ta tulebki tagasi, et ta on tänulik, et jah, me saime need asjad räägitud. Nii nagu ettevõtetes tehakse auditit, tuleb ka teha regulaarselt oma suhteauditit. Okei. Sa mainisid ise väga nagu olulist aspekti, et me töötame palju, me jõuame hilja koju, eks oleme, kogu aeg oleme traksis. Kuidas sa leiad selle tasakaalu? Hea suhte, eraelu ja siis selle töö vahel? Oletame, kui sa oled karjäärile orienteeritud inimene või sul ongi tööl kiire näiteks on ja või kõik sõltuvad sinust, oletame. Et kuidas sa seda tasakaalu leiad või mida sa soovitaksid?